Niiviisi, vaikselt oleme siis valmistunud ülevaatuseks. Sillast end sai tehtud, aga pimedas tagasi heites selgus, et tuled ei näita mitte essugi. Selle tarves siis lammutasin siit asjad lahti. Mõned pirnid ka ei põlenud, need vahetame ka ära. Siit see difriluku skelett oli pime. Pärast näitan, kuidas see käib. Siis esialgu alustakski esitulede releest. Üks relee läheb siis lähituledele ja teine kaugtuledele. Et siin on siis siuksed valmis pesad. Siin on releed ja kaitsmeühendused ka. Kaitsmed panen 15 amprised, see on täitsa piisav. Sest kaitsmekarbist elas on neil 10 amprised vahel. Ja põhimõtteliselt ühenduse tahan ma siia autosse sisse teha, et ma ei taha, et ka poti all niisugused elektriasjad oleks. Et siin selles pundis on see valge mustaga juhe on kaugtulede oma ja üleni kollane on lähitulede oma. Ehk siis põhimõtteliselt teen nad siis plõksti katki, ühendan relee vahele ja siis releele paneme eraldi aku pealt toite ning mass läheb keresse. Nagu näha, siis vahe oli päris suur. Ma olen varem ka teinud, siis mõnel on ikka 13 volti ka välja andnud ette, aga siin on üldse 12,8. Muidu generaator ise laeb 14,5 ning kui tuledesse 14.05 jõuab, võib olla väga rahul. Igatahes nüüd ilmselt näeb pimedas sõita ka. Edasi lähme siis selle difri nupu juurde, remondime seal pirnid ära. Siis on natuke tolmuimejad teha ja järgmine peatuspunkt võiks olla siis värvivahetuse regamine ja pärast seda siis juba ülevaatus. Siin sees avanenud vaatepilt võttis hetkel täitsa sõnatuks. Siin on kunagi olnud pirn, aga mul on tunne, et ma ei ole esimene, kes siin nupu sees on. Mingil põhjusel on keegi siin rämedalt rapsinud ja lõhkunud. Õnneks siit on terve. Põhimõtteliselt peaks uue pirniga siit ikkagi korda saama. Proovime järgi. Tegin just tolmuka ka ära. Matid on veel koos siukse tolmuga, nüüd tuleb ainult pestes ära. Aga istmed sai puhtamaks. Põranda sai ka puhtamaks kõvasti. Muidu oli päris rõske siin olla. Päris seal auto enam ei ole, aga noh, soojal ajal teeb korralikuma pesu. Täna on siis lõpuks käes see päev, kui pill on ametlikult legaalne. Värvivahetus ka registreeritud. Ilm on ka soodne. Mõtlesin, et läheks nüüd rajale, aga enne seda teeme veel viimase modifikatsiooni. Ma näitan teile kohe. Selleks me siin manipuleerime difri lukuga. Kuna ta originaalis lülitame 30 pealt välja, siis me tegeleme selle juhtmega, valge-sinisega, kiiruse signaal. Ning naksame ta katki. Tehtud. Nüüd siis on difrilukk täpselt sama kaua sees, kui meil vaja on. Need otsad ma isoleerin ka ära, et niimoodi paljalt ei ole mõistlik neid siia jätta. Lõpuks oleme siis areenile kohale jõudnud. See on siuke ülevaade. Ma kohe autoga peale ei lähe. Igaks juhuks ma jalutan ikka ise läbi. Näitan teile ka. Sa kurat liben. Lähme vaatame, kuhu see teekond meid viib.
märg lumi on. Siin on